Tere! Mina ei ole Väins, aga Väins on minu kõrval ja on tulnud taas jälle siia koolitusklassi uurima seda, mis eelmine kord pooleli jäi. Aga millega siis jätkame? Laua peal pole järgmist valdkonda üldse, kuna see valdkond on suhteliselt suur, ehk siis teemaks on rehvid. Võtan siit ühe näidiseks ka välja. Just. Rehvid selline suhteliselt hea teema, sest et kui vaadata kas või politseisaateid, kus on näidatakse tsikliõnnetusi, siis tihtipeale suundub kaamera tagarattale, kust on 90% juhtudel traadid väljas. Ja oma kogemusest ütlen, et Eesti inimene tuleb rehvi vahetama peaaegu alati liiga hilja. Ja kuna rehvil on ka tähistuses päris palju numbreid, tähti ja üks asi, mida sildi pealt veel välja ei loe, on valmistusaega, siis igal sellel numbril ja tähisel on mingisugune mõte. Esimene number ennem kaldkriipsu on siis rehvi laius. Rehvi laius mõõdetakse justkui supleriga rehvi välismõõt. Teiseks numbriks, konkreetsel juhul siis 50, on rehvi kõrgus protsentides laiusest. See siis mõõdetakse rehvi vööst kuni rehvi pealispinnani. Edasi on tegu siis tähisega ZR, mis tähendab, et selle rehviga võib sõita kiiremini kui 240 km tunnis ja et tegemist on radiaalrehviga. Küsin vahele, mis juhtub, kui nüüd madalama kiirusindeksiga kiiremini sõita? Kui sõita madalama kiirusindeksiga rehviga, ületada seda tehase lubatud kiirust, siis rehvi tootja ei vastuta enam selle eest, et see rehv püsib ühes tükis. Ja sellest tulenevalt on siis igale rehvi konstruktsioonile antud konkreetne kiirusindeks. Eesti tingimustes üldiselt kiirusindeksiga väga eksida ei saa, kuna siinne kiirus maksimaalne on 110 km tunnis suvel. Küll aga need, kes plaanivad minna suvel reisile ja näiteks Saksa baani peale, kus siis kiiruspiirangud puuduvad, peaks jälgima, millise kiirusindeksiga rehvid parasjagu tsiklil all on. Mis vahe on diagonaal- ja radiaalrehvil? Diagonaal-radiaalrehvi erinevus on rehvi karkassi konstruktsioonis ja sellest tulenevalt on rehvil ka erinevad käitumisomadused peamiselt näiteks kurvides, sellepärast et rehvid painduvad natukene erinevalt läbi. Ja seoses sellega on ka oluline järgida, et esi- ja tagateljel oleks soovituslikult ühte ja samat tüüpi rehv. Äärmisel juhul võib paigaldada esirattale diagonaalrehvi ja tagarattale radiaalrehvi, aga vastupidi mitte. Üks siis, mida kindlasti jälgida veel lisaks sellele tähistusele, et oleks õige mõõt, on siis rehvi vanus. Rehvi vanus on sellise ovaalse sõõri sees iga rehvi peale pressitud. Nii, siit me leiame ta sellisest sõõrist ja selleks on 31.07. Mis see siis tähendab? See tähendab 31. nädal aastal 2007 on see rehv tehasest tulnud. Üle 10 aasta vanuseid rehve ei ole tegelikult lubatud üldse müüagi. Nii et tasub jälgida, et väga odava hinnaga pakutud rehv ei osutuks eelmise sajandi rehvik näiteks. Mis siis juhtub? Juhtub see, et rehv ei ole enam justkui kummist, vaid on plastmass, mis on ülimalt libe siis asfaldi peal, eriti märja ja jaheda asfaldi peal. Kus kohast inimene teab, millise rõhuga see rehv peaks olema tal madalatal? Reeglina siis rehvi rõhu leiab siukse värskema tsikli pealt, kust kleepsud ei ole veel kuhugi kadunud, tagakiige pealt. Tagakiigel on kirjas esirehvi ja tagarehvi rõhke. Kui seda ei tea, siis kui on olemas manual, on seal kindlasti kirjas ja kui seda ka ei ole, siis vähegi asjalik mootorratta rehvivahetustöökoda oskab seda öelda, sest seal on vajalikud tabelid olemas. Mis nüüd juhtub, kui sõita kas liiga suure rõhuga või liiga madala rõhuga? Rehvi rõhk peaks olema õige. Sellega tagatakse 3 asja. Rehvi pikk eluiga, see, et on hea pidamine, nii nagu ette nähtud, ja see, et rehv kulub õigesti. Kui tsiklil hoog sees on, siis millise valemiga hästi pidama saada? Siis teemaks pidurid. Pidurisüsteem on iseenesest suhteliselt lihtne tsiklil, küll aga on seal päris palju muresid jälle.
Koosneb ta siis nii-öelda 5 põhikomponendist. Üleval käe all on piduripump, seal on siis pidurianum, kus on õli, sealt voolikute kaudu suunatakse see õli alla piduri sadulasse või sadulatesse ja klotsid siis surutakse kolbide abil vastu piduri ketast, mis siis peaks hoo peatama. Vahest ei peatu see hoog nii kiiresti kui vaja, sellest juhtub ka kindlasti palju õnnetusi. Et üks asi, mis on inimestel jälle on segadust külvanud, on piduriõli markeering. Praktiliselt kõikide mootorrataste, kaasaegsete mootorrataste piduriõli anumalt võib lugeda use only .4. Ja .4 on siis sellise markeeringuga piduriõli, mis on enamikus kohtades müügil ja väga lihtsalt kätte saadav. Et mul tulebki meelde tegelikult sinu tsikkel. Mul oli jah siuke asi, et piduri link käis kuidagi liiga kergesti. Et mis selle probleem võis olla siis? Jah, seal võis olla, õigemini ma mäletan, et oligi põhjuseks õhk siis esipidurisüsteemis. Ja sellise pehme pidurilingi põhjuseks, ehk siis ebaefektiivsete pidurite põhjuseks ongi peamiselt siin 3-4 erinevat võimalust. Kõigepealt võib olla see piduriõli nii-öelda vanaks saanud. Kui ta vananeb, siis tema tundemärgid on sellised, et ta läheb seal piduri vedeliku anumas siukseks kollakaks või siis pruunikaks. Teine variant, mis peamiselt vaevab sellise 15-20 aastat vana tsikli omanikku, on see, et pidurivoolikud on lihtsalt vananenud ja hakkavad läbi painduma pidurilingi vajutusel. Ja siis enam kogu see jõud ei jõua alla piduritesse, vaid läheb siis pidurivoolikute paisutamisele. Ja need, kes hästi kõvad pidurdamist harrastavad näiteks linnas iga valgusfoori taga esirattale, nendel võib loomulikult minna ka pidurivedelik keema. Ja sellisel juhul läheb pidur pehmeks. Siis on abiks veidi teise pidurivedeliku süsteemi laskmine. Mis nende piduritega edasi toimub? Toimub siis see, et see õliga pressitakse siis piduriklotsid vastu piduriketast, mis siis peaks tagama efektiivse pidurduse. Meil on siin mõned pidurikettad olemas ka. Jah, see on toodud näidiseks selleks, et näidata, mis juhtub siis, kui õigeaegselt piduriklotse mitte vahetada ja sõita metall vastu metalli juba. Läheb see ketas selliseks natukene liivapaberi sarnaseks ja ükstapuha millised klotsid nüüd, uhiued klotsid sellele aparaadile panna, läbi kuluvad nad esimese paarisaja kilomeetriga päris kindlasti. Siin on nüüd mingisugune täiesti uus versioon, jah? Jah, selle ma olen toonud siin koolitusel nüüd näitamaks, mida tähendab siis ujuv piduriketas. Ujuv piduriketas on siis see, kus siseosa on eraldi ja väline osa siis, mille ümber piduriklotsid toimetavad, on siis ühendatud neetidega. See on vajalik selleks, et esiteks ei liigu kuumus siit pidurdusosa pealt kinnitusosa peale, see tähendab, et ka rattarumm, laagrid ja sealsed komponendid ei lähe kuumaks. Ja teine asi, mis on kindlasti oluline, see piduriketas sobitub piduriklotsidega märgatavalt paremini kui ühes tükis ketase. Ja see on täpselt samasugusel tööpõhimõttel ketas. Jah, piduriklotsi materjale on päris palju erinevaid ja alati olen öelnud seda, et ühe ja sama tootja piduriklots klapib kindlasti ideaalselt sama tootja pidurikettaga. Seetõttu ka originaalklotsid alati toimivad väga hästi originaalpidurikettaga. Paraku originaalklotsid on suhteliselt kallid, makstes seal 1000 krooni ringis, mõned natuke vähem, mõned natuke rohkem. B-kategooria tootja klotsid, mis vabalt võivad olla ka sinu tsikli näiteks originaalvaruosa tarnijaks, on märgatavalt odavamad ja seal on erinevad segud siis. Ja erinevad klotsisegud on tootjatel soovituslikult siis erineva kasutuse jaoks. Krossi jaoks on kõvad, tänavakasutuseks on pehmemad klotsid, võistluskasutuseks on üldse erilised klotsid, aga reeglina müüja oskab alati soovitada õige klotsi siis sellele, kes läheb parasjagu klotsi ostma. Järgmiseks teemaks on siis meil akud. See on siis see komponent, mis paneb kõik selle mootori tööle, kui paneb. Kevadel tavaliselt ei pane.
kui tihti sa oled akut ostnud? Pean tunnistama, et tegelikult iga aasta alguses, sest tavaliselt ta jääb aasta lõpus ja talveks kuidagi ripakile ja siis on kevadeks otsas. Paraku nii ta kipub olema väga paljudel, sellepärast et tsiklid hoitakse kuskil võib-olla elukohast eemal või siis jahedas garaažis ja kas siis põhjuseks on laiskus või teadmatus, aga need akud kipuvad tsikli peale jääma sügisel sellisena, et nad on pooltühjad ja pooltühi aku jahedas sureb nii-öelda praktiliselt alati lõplikult. Sellepärast on kevadel alati, mina näen ka iga aasta ühte ja sama nägu sisuliselt või nägusid, kes tulevad jälle endale akut küsima. Aga akude hinnad on viimase 2 aasta jooksul tõusnud nii kardinaalselt, et sama aku, mis maksis 2 aastat tagasi 1100 krooni, maksab praegu 1800–1900 krooni tükk. Ja märgatavalt siis mõistlikum on tegelikult seda akut laadida, ostes üks kord mingisugune 5, 6, 700 kroonine akulaadija ja see on nii-öelda eluaegne investeering. Aga akude juures peab tähele panema seda, et põhilised andmed, mis akule antakse, voltaaž, mahtuvus ampertundides ja siis mõõtmed. Need on alati need, mis on kõikide tootjate kataloogides praktiliselt alati olemas. Aga üks asi on, mida tihtipeale ei tooda välja, on käivitusvool. Käivitusvool, mida mõnedel puhkudel võib täitsa akude pealt leida, näiteks siin on konkreetselt kirjas 150 amprit. Täpselt samasugune aku teiselt tootjalt, samade mõõtmetega, samad ampertunnid, kõik on täpselt sama, aga käivitusvool on näiteks 190 amprit. Juasa aku puhul. Käivitusvool, mida tähendab? Käivitusvool tähendab seda, et suurema käivitusvooluga aku on võimeline mootorit kiiremini ringi vedama ja mootor läheb palju lihtsamini tööle. Neid akusid on kindlasti mingid erinevaid sorte ka, jah? Jah, akusid on peamiselt siis 3 erinevat tüüpi, mis on praegustel mootorratastel kasutusel. Kõigepealt on need nii-öelda vanema konventsionaalse ehitusega akud, mis on siis õhutatavad, kus on siis küljesse tuulutustila ja tuulutusvoolika ja neid akusid siis tsikli peal tohib paigaldada ainult püsti. Neid sellise nurga alla panna ei tohi. Nüüd uuema aja rattad on kõik sellised, et need akud on kuskile sadula alla ja imekohtadesse ära peidetud ja tihtipeale on need akud peal seal täiesti sellises asendis. Et sel puhul on ainuvõimalik kasutada seda akut ikkagi, mis on tootja ette näinud, mis on siis kas YTX või YTZ seeria oma. Ühel juhul YTX-i puhul on siis tegemist tehases kuivlaetud akuga, kus hape on kohe kaasas. Ostes pannakse see hape sinna sisse ja suletakse selle korgireaga hermeetiliselt siis aku. Ja nüüd kõige uuemad ja kõige kallimad on siis YTZ seeria akud, mis tulevad siis tehasest juba täiesti kinnisena, hapet seal kaasas ei ole, hape on sisse pandud, võtad riiulist, paned tsiklile peale ja toimib. Kas ega seal laadimistes ju mingisugust erinevust ei ole? Laadimises tegelikult on erinevus selles mõttes, et need kõige värskema tehnoloogiaga akud, nende jaoks ei ole kõige parem laadida neid sellise vanakooli Moskvitši või 20 aastat tagasi ostetud akulaadijaga, sellepärast, et nende laadimisrežiim on veidi erinev. Et kui te hakkate laadima oma nii-öelda uuema tüübi akut, siis veenduge selles, et akulaadija peal oleks mingisugunegi märge, et ta sobib nii-öelda nendele keeliakudele või MF-seeria akudele. Et kultuursetel laadijatel on see pakendi või siis laadija enda peale kirjutatud. Akude juures kõige olulisem on see, et teda ei jäetaks siis pooltühjalt kauaks seisma. Kui ta jääb, panete tsikli ära isegi suvel, näiteks lähete kuskile mis iganes reisile ja tsikkel jääb koju garaaži, siis tagasi tulles ennem sõitma minekut võiks talle ikkagi anda vähekene laadimist selleks, et teda turgutada. Edasi on kõik kuluosa valdkonnad tegelikult läbi käidud. Nüüd me saime siis sellise lühikese ülevaatuse sellest koolitusest ja natukene varuosade tähistusest ka aimu. Mina tänan sind. Aitäh ja tänan vaatamast ja näeme jälle järgmine kord. Nägemist!